Elle Kull. Kas teie olete minu õemehe sõber? Me käisime üten koolin. Kas te pahaks panete, et ma teid tema vastu öökulliks nimetasin? Ei pane. Mina ei pane kedagi kulli pahaks. Ma ei teinudki seda paha pärast. Öökull on minu meelest huvitav lind. Ja oli hea meelega huvitav lind. Aga kõige huvitavam on muidugi Elle Kull. Ja muidugi jõudis sellele äratundmisele kohe ka filmikaamera. See näitleja lihtsalt on loodud filmi- ja teleteatrisse ja Eesti Draamateatrisse. Ta võib oma suurte silmadega olla kõige ilmsüütum ja naivistlikum tegelane. Samas võib võtta enda kanda kogu maailma raskuse ja ängi, muutuda pool elu vanemaks. Õie Orav ütleb tema maagilise ekraanisarmi kohta, et Kull on näitleja, keda tahaks näha pidevalt suures plaanis. Lavaka teisel kursusel ilmus erialatundi Leida Laius, kes otsis Uku Aru filmi Minnat. Kohe, kui ta Kulli silmi nägi, oli kõik selge, kuid Panso oli kahtlev. Kas näitleja tudengil tasub ikka filmi minna, sest teater on ikka parem ja olulisem. Tahad end surnuks juua, siis joo. Tahad maailma naeruks olla, siis ole. Võtete ajal elas Kull režissööriga ühes korteris. Teised näitlejad läksid õhtul pidutsema, aga Kull ei saanud, sest Laius ei lubanud. Aga siis läks Elle aknast. Aitäh hea sõidu eest. Ja ikkagi sai Kull Kišinjovi filmifestivalil selle rolli eest parima naisosatäitja preemia. Hiljuti lihtsalt sain ma teada niisuguse asja ja osalt iseenda pealt olema seda nüüd vaistlikult ammu tundnud, et näitlejal on tõesti oht kanda seda koormat kaasas. Kõikide nende rollide koormat, võttes endale ligida ja mida paremini ta need rollid nagu endasse kinni püüab, seda rohkem ta neid endaga siiski kaasas kannab. Selle tõttu võib-olla suur oht näitlejal, kui ta ise enda nagu ära kaotab ja kõiki neid võõraid koormaid endaga kaasas kannab, suur oht on nagu muutuda ei kellekski.